Kallis Eesti rahvas, kurbusega ma pean teile teatama, et meie seast on lahkunud. Meile kõigile väga oluline ja hinnatud tegelane, selleks on onu Tiktak. Onu Tiktaki maised jäänused asuvad praegu siin Ülenurme staadioni kõrval. Kes on jälginud meie Visade vendade saateid, siis just selle agregaadiga väga paljudes Eestimaa nurkades on saanud nooratleedid endale treenida selliseid küllaltki virtuaalselt seksikaid atleetlikuid kõhupõiklihaseid, külgedele liikumine ja antud juhul siin selles paigas, jumalate poolt hüljatud paigas, milleks on Ülenurme, on see masin maa seest lahti võetud ja siia igaviku unustusse jäetud. Meie jätkame oma päeva, meie treeningprogrammi, aga Ülenurme viikingsõdalaste ja ninja varjorite takistusrajaga ja mul ei ole ei suuremat ega väiksemat eesmärki, kui see rada läbi teha. Ning alustamegi siis vaikselt selle takistusraja läbimisega. Minu suureks eeliseks on minu langenud kehakaal. Kus ma pean tunnistama, et kui ma viimane kord sellist rada läbi tegin, see oli siis Ulila takistusrajal, siis seekord oli see takistusraja läbimine just sellisel kujul palju-palju lihtsam. Kui sul on jõudu energiat, sa võid siin natukene venitada selja, õlad lükkad ette, töötab väga hästi ja lähed siit ilusti läbi. Nii. Ma eeldan, et see palk liigub. Jah, see palk liigub. Ma saan siit sellest torust natukene rohkem tuge. Ja tegelikult oleme ausad siin, et selline rullimine tegelikult paneb tööle mitmeid selliseid lihaseid, mille olemasolust me täpselt ei teagi. Ja siin ma teen sellist altuurat. Ohoo! Vaata, seda ma nüüd ei näinudki. Seda ma nüüd ei näinudki. Lubasin suure suuga, et ma täna näitan kõigile koha kätte, aga praegu kõige suurem probleem on see, et kui ma jalga maha ei pane. See nüüd küll kõige kergem ei olnud. Raskeks tegi asjaolu, et ma ei tohtinud jalgu maha panna. Siit lähen läbi. Nonii, kes on näinud filmi Indiana Jones? See oli vist Hukatuste tempel ja seal oli selline rippsild, kus tehti hirmsaid asju. Lähen siit läbi. Tadaa! Ja siis ma peaks mingi hirmsa saltoga alla hüppama ja oma kaelaluu murdma. Ma see kaelaluu murdmise jätame ära. Ma näen, vaata tank. Seal on veel lastele ka. On mingid rajad. Et tegelikult, ja seal päris taga on veel midagi, et tegelikult Ülenurme on päris palju sportlaste peale mõelnud. Wow! Ja täitsa selline töökorras arvestatav batuut. Ja ma ikkagi olen batuutidega ettevaatlik, just sellepärast, et oma jalga hoida. See oleks muidugi tore video, kui ma siin jälle hüppan ja jälle jalaluu murran ja siis tank filmib, kuidas ma seal rooman ja kannatan ja püüan siis nagu emoga ühendust saada. Ja Rederiga on sul võimalus siin teha erinevaid venitusi. Sul on võimalus teha sisuliselt näiteks mingit sellist asja rinnale, venitust, miks mitte. Samamoodi on sul võimalus teha jalaharjutusi. Säärt siin, säärele sa saad ka teha, sa saad näiteks niimoodi tõused varbale üles ühele jalale, teisele jalale. Et tegelikult siin redeli peal, kui sul on veel kummid ka näiteks, paned siia kummid erineva kõrguse pealt, alt, biitsepsid, triitsepsid, igast asju saab teha. Nii, jälle lõuatõmbekangid. Lõuatõmbeid ma ei hakka siin vist küll nagu praegu ette näitama, tegelikult meeldetuletuseks võib-olla teile, et ikkagi laialt haardes on selg ja kui sa võtad kitsalt haardes, näiteks
selline harjutus. Töötab selg, töötavad biitsepsid, töötab kõht. Miks mitte? Jällegi, lõuatõmbekange. Ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et see on kindlasti need lõuatõmbekange on kasutatud siin kohalikus koolis ka siis kehalise tundides. Ja siin on juba valikud suuremad. Siin ma nagu küsin, et kui pikk sa pead olema, et selle kangini ulatuda, et siit annab nagu hüpata, et võib-olla mingid 2-meetrised tunnevad ennast paremini, aga jah, jällegi, sa võid ka teha kõhtu siin näiteks sellist asja, sa võid sellist asja teha, jalgade tõstmist, sa võid koos jalgadega tõsta. Igasugused variandid on nagu olemas, et jällegi, kui sul on lõuatõmbekang, siis on päris palju erinevaid võimalusi. Rööbaspuud, vana kooli rööbaspuu. Vaata ja imesta. Armas televaataja, ma tuletan sulle meelde, et Visade vendade uus saade toimub, lindistamine toimub praegu Ülenurmel. Ja nüüd on see osa, kus ma loodan, et sealt üle lageda tulevad kõik ülenurmekad, tulevad ahelikus jooksma siia autogramme küsima. Nii. Sa liigud alla, liigud ülesse. See on piisavalt kitsas triitsepsi treenimiseks. Minu poolt väga kõrge hinnang, et ta küll on vana ja roostes, aga triitsel on ta väga hästi toimib ja töötab. No nii. Vaat jällegi selline pink, mis on siin ilmselt olnud juba, see peaks olema vanem kui mina. Ma arvan, et see on pool sajandit siin vähemalt tiksunud, seda on korduvalt üle värvitud. Et ronid siit üles, siis oled seal lõuatõmbekangi otsas ja hakkad sikutama ja siis sa vaatad alla ja siis sa sikutad veel, et mitte surma saada. Ja siis, kui sa lõpuks päris ära väsid, siis sa ikkagi kukud alla ja saad surma. No kas te nagu siiralt usute, et ma teen selle asja nagu läbi või? Et kui optimistid te nagu olla saate? Ja ma arvan, no heal juhul poole peale teen ära, aga lihtsalt siis on, isegi mitte ei ole asi, ma arvan, mitte jõus, vaid sõrmedes. Sõrmed lihtsalt on läbi omadega. Et ta on ikkagi metalltoru. See on nüüd näide vanast ajast, vanast allist ajast, kus noored olid ikkagi sellised tugevad. Ma võib-olla eksin, aga ma kardan küll, et tänapäeva noorte seas no mõni üksik, kes suudab selle nagu läbi teha, aga ta peab ka olema kergemas kaalus ja ikkagi sellise tugeva taustaga. Vaatasin korra siin kaugemale, seal on korviplatsid on seal olemas, siis on siin jalkaväravad, siis on siin võimalus takistusjooksud teha, väiksed miniväravad, isegi välikäimla on siin olemas. Kambja 2025 Eesti omavalitsuste suvemängud on, näete, selline reklaam. Mis asja, Kambja? Kambja? Ei ole Kambjas. Kambjas muidugi. Ärge siis maha magage, et millal see võistlus siis toimuma peaks. Aga nüüd, sõbrad, ärge olge nii emotsionaalsed. Teil on kogu aeg, et saaks mingit kisa teha. Minul on nagu kõige olulisem, et ma siin kuskil mingit teibaga vastu pead ei saaks. No nii, ja seljatõmbed. Ja jällegi täpselt sama teema, mida ma olen väga paljudes välijõusaalides täheldanud. Venitus iseenesest väga hea läheb lõpuni välja. Aga jõudu taga ei ole. Mitte see, et mina nüüd nõrk olen, vaid vastupidi, ma olen liiga ilus ja atleetlik. Kui ma ühe käega teeksin, siis iseenesest 50-60 korda siis võib-olla hakkab midagi vaikselt kuskilt tulema. Ja teisele käele samamoodi, et see jõuosa jääb natukene, mitte natuke, vaid päris palju lahjaks. Sellise pingi peal oleme teinud ja proovinud ja katsetanud. Istume, surume ja tagasi. Surume ja tagasi. Künanukid kehast kaugel eemal. Iseenesest jällegi. Ma proovin nüüd istun ette poole. Voh. Ja ma tunnen, kuidas mu rind hakkas praegu paisuma. Sõbrad, te ei kujuta ette. Ma ei saa öösel magada. Ma olen niimoodi, et küljeveal nagu 90-ndatel rinnalihased on nii kivikõvad, et ma sain ainult kas selili või kõhuli magada. Et teist varianti ei ole. Tegelikult juba hakkab looma. Et kui sa oled sellest seljatoest kaugemal ja surud, sa venitab seda rinda ikkagi piisavalt, kui sa teed 50 kordust. Nii, jalad. Neid masinaid me oleme ka näinud. Siin on lihtsalt küsimus selles, et kui hästi need masinad liiguvad.
tead, päris hea. Istud siin, nokid oma nutiseadmes, samal ajal jalg töötab ja midagi nagu ära ei jää, sest no vaata, see on see, et mina peaksin nagu ütlema, et oi, sa oled keskendu harjutusele. Mida sa siin nagu keskendud? Sa vahid seda posti. Oledki, vaatad oma nutiseadmest, mingisugused asjad vaatad üle, on ju, paned mingi teise laululoo ja samal ajal töö käib, et tee enda jaoks see sport mugavamaks. Kui ma siin juba olen, ma katsetan selle teise asja ka ära siin. Ja suht võrdselt käivad. Ma ei tea, see pool mul isegi nagu meeldib rohkem, vaata staadioni peale, see puu all on mingid türukud ehvitud nendele, nad ei näegi mind, nad on seal oma asjadega ametis. Aga huvitav, jah, türukud tulid trenni vist või ma ei tea, ja siis nad on lihtsalt mingi puu all istuvad. Aga ma mõistan ka neid neles suhtes, et nagu hästi palavan. Nii, siin on veel mõned masinad. Rööbaspuu, vana ja rööbaspuu. Nii. Künanukid ilusti. Alla ja üles. Alla ja üles. Kui ma sulle ütlen võrdluseks see uus masin versus seal see vana kool, siis mul see vana kool nagu meeldis rohkem. Ta oli nagu natukene parema laiusega minu jaoks. No see on sama, ma ei hakka siia üles hüppama, et siin võid samamoodi teha mingeid venitusi, et samamoodi, ei siit ei hakka vahele ronima, mõtlesin, et jalga teha, aga selle juba kitsaks läheb seal. Võt siit on mingi auk. Ma arvan, et siit samast on see meie sõber onu TikTok on siit, see on tema haud, siit on ta välja võetud ja vot nii. Ai, kes vaatas viimast saadet, kus me siis olime Annelinas ja Tank oli pannud sellele harjutusele juurde sellest vanast hallist multifilmist Nõiutud saar, olid mingid imelikud venad aerutused. Ja vaatame ka. Ja ma pean tunnistama, ma ei pea mitte kunagi ei ole selle harjutuse puhul pidanud pettuma. Ilus sügav venitus, sa lähed sügavale ettepoole ja tagasi, vajadusel lükka jalg sirgemaks ja vaatad siis selle sadul otsast maha istu. Ja tunned, kui sa oled vaadanud jalgpalli MM-i, siis Norra fännid teevad ju. Et see võib samamoodi olla siis välijõusaalide selline, kui keegi kuuleb õhtul, kell on mingi 2 öösel on. On väsinud, vaatas telekast ära, käis sõbraöös grillimas, elab kuskil Annelinas, üritab nagu magama jääda ja siis kuuleb mingi hoovis. Ja siis sa tead, et ilmselgelt Norra jalgpallifänn on selle masina kätte saanud ja annab tuld. Ja siin siis natuke sügavad, ma ei tea, see lohk on nii sügav, sa pead hirmsat moodi ronima siia ja see teeb selle asja ohtlikumaks siia ronimine, kui sa nii sügavalt nagu peale lähed. Aga kui sa siin juba oled ja annad minna ja tunned, kuidas, siin on ka need pandud siia nii-öelda need lukud, et väga sügavad liigutust teha ei saa, aga samas isegi kui sa nii sama teed. Jällegi see osa, et sa nokid oma telefoni, aga samas reie tuhara osa töötab päris hästi. Vaatad siit uudiseid, Delfid, asjad, kõik väga super, presidendi valimine, põhimõtteliselt loed ära, et septembri alguseks proovitakse siis see uus president paika panna, ma muidugi kahtlen selles. Nii, ja vaata, seal on pink ka, ära veel, taiks veel otsasid kokku tõmba. Tank on teinekord selline, mis kibeleb, et mis me selle pingiga teha saame? Näiteks sellist asja. Siis näiteks sellist asja. Siis näiteks sellist asja. Künanukid laialt. Rinna alaosa. Künanukid kitsalt. Triitseps. Künanukid laialt. Rind. Et sul on korralik jõusaal tegelikult siin olemas. Kuulge sõbrad, ma usun, et teil oli huvitav jälgimine. Tõmbame praegu siin otsad kokku, ilm on hästi ilus, mõnus, mul tõmbas kergelt pea, hakkas ringi käima, aga võib-olla ka sellepärast, et mul on nii palju kaalu kukkunud. Me oleme praegu, teate, kus me oleme? Me oleme Ülenurmel ja üks fänn saatis meile sellise pika kirja, kus ta ülistas, ütles, et sõbrad, see, mis te teete, see Visade vendade projekt, see on nagu super luks, seal pandi pöidlaid ja kõike, aga te ei ole käinud Ülenurmel. Kuidas me ei ole Ülenurmel käinud? Loomulikult oleme Ülenurmel käinud. Et Ülenurme seal selle staadioni juures oleme nüüd
nädal tagasi käisime. Ei, staadioni juures on vanad masinad, et täiesti sensatsioonilisi uusi masinaid ei ole te näinud. Ja me siis tulimegi siia kohale ja siin me nüüd oleme, nii et teinekord on nii, et kui keegi kutsub, siis me ikkagi oleme üldjoontes kohal. Ja me korraks nagu vaatasime põgusalt neid masinaid. Ausalt, sõbrad, öelge mulle, kas keegi teie seast nagu Eestis on veel mingisuguses maakonnas või linnas või külas või vallas midagi sellist näinud. Et esimese hooga kaugelt vaatad, et mis asjad siit on, et hakkad siit kuskilt mingisuguseid asju kruttima. Kasutusjuhend on õnneks peal ja tuleb välja, et see on kükimasin. Kükimasin siit külje pealt saab koormust reguleerida. Ma ei tea, ta vist oli, ma vaatan. Uno, kõigepealt mõned kükid. Nii. No vot siin on nagu terve rida selliseid vastuolusid, et esiteks need padjad on päris jäigad ja nii pidi vaata kangiga sa tead oma sellist õiget asendit, aga nii pidi sellised küllaltki tugevad, ma ei tea, oot, vaatame, paneme siit natukene, ma ei tea, kas see nüüd on koormuse, nagu praegu mulle tundub niimoodi, et mulle tundus niimoodi, et okei. Ei. No nii, sõbrad, esimene kord, kus mul jookseb juhe kokku. Mille sa pihta ei saa? Millest sa aru saad? Mul jookseb lihtsalt juhe kokku Actifit. Mis sul viga on? No ma ei tea. Üles läheb raskemalt kui alla. Mis sul viga on? Tähendab alla tulekuks, ma ei teagi, ma ausalt, ma jään sõbrad teile vastuse võlgu, et ei ole ju nagu päris mingi amatöör, et no nüüd vast töötab. Samas nagu, no siin on terve rida asju, mis mind nagu segadusse ajavad. Esiteks, et tegelikult seda nagu raskust ei ole peal. Teiseks, õlgade osa on nagu liiga jäik. Ta selle kondi koha peal, ta teeb tegelikult päris korralikult haiget. Pluss siis see, et nagu laia kükki ma ju sisuliselt teha väga ei saa, et see pinnas on selline liikuv väljast, et ma ka väga teha ei saa. Ma vaatan, ei. Kui sa tank saad, näitas seda joonist, mis siin pool on. Et mis asi see nagu peaks olema. Et võimalik, et lihtsalt ma olen niivõrd vanakooli mees, et ma ei oska nagu seda loogikat siit leida, aga väga nagu veider. Vaatame edasi, et järgmine pink on siis rinnalihas ja triitseps. Okei, triitseps on kitsalt, rinnalihas, okei. Ma ei tea, ma pean nagu natuke mõtlema. Seda masinat, kasutusjuhendit. No jällegi, vaata, kui ma üles surun, et siis on nagu see hetk, raskus peaks ju nagu alla minema. No, aga see ei ole ju enam rinna surumine, see tõmbed on ju selg. Aga isegi kui ma panen selle raskuse, no vaatame. Nii, sügavus on küll hea. Surun ülesse. Ja tõmban alla. Surun ülesse ja tõmban alla. Ma ei tea, ütlen ausalt, sõbrad, ei liha ega ala. Ma ei tea, ma võin professionaalina öelda, see ei ole liha ega kala. Surun ülesse ja tõmban alla. Ma ei tea. Niipidi. Andke mulle sõbrad andeks, kui ma nüüd nagu midagi nagu täiesti valesti tegin. Ma olen seda jublakat siin kruttinud ette ja taha.
ma ausalt, mõnes välijõusaalis ma saan selle sama pingiga teha ju ka seljatõmbeid ja mis ma siin olen õlatõmbeid teinud, aga siin on nüüd see tagasi surumine, et see on nagu minu jaoks nagu täielik müstika ja esmamulje oli niisugune väga vau, et noh, visuaalne pilt on hea, aga ma jätan siiski nagu võimaluse enne, kui ma kedagi hakkan verbaalselt risti lööma, et lihtsalt võib-olla asi on hoopis minus. Et panen mõlemale poole. Kahju. Lootused ja ootused olid suuremad. Ja nüüd on muidugi jällegi üks selline... Mul oli siin, ma vaatasime tangiga selle masina üle. Selle koha pealt mul tekkis nagu küsimusi, et mis siin võis olla. Siin on midagi ära põlenud või ära murtud või ma ei tea, mis asi see siin on. See on vist mingi telefonihoidik või mingi selline asi. Okay. Siis on mul tekkis küsimus, et mis asjad need siin on. Ja ma tean, need on käetoed, aga miks? Ja eeldades, et see siin on eelkäijate poolt on siis poriseks tehtud. Yeah, I started working out on this machine about 40 years ago. Actually, it's 40 years ago this month. And I met the creators of this machine. They just invented it. Sõbrad, eks siin on päris lihtne pärast guugeldada ja vaadata, et mis masinad need on, kuidas nad nagu peaksid käima. Võimalik, et ka ma siin ma nagu mingit muud funktsiooni ei näe kui sellist, et kükke teen. Aga tal jookseb nii palju sujuvamalt jookseb see masin, et ma tegelikult, isegi kui ma selliseid poolikuid kükke teeksin, ma saaksin jalale korralikuma koormuse kui sellega siin. Et sõbrad, siin on vahepeal sellised momendid, kus lihtsalt juhe jookseb kokku, et vaatame, nüüd on 2 masinat, mille suhtes ma olen tegelikult üsna positiivselt meelestatud. Esimene on siis see vana kooli kang, surumine kangiga. See töötab ilusti. Ma saan ka nii teha 1, 2, 3 ja üles. 1, 2, 3 ja üles näiteks. Et selles suhtes õla jaoks töötab, kui mul oleks siin, kui ma oleks kohalik, ma sebiks siia mingisuguse kasti ja ma saaksin siin ka vist seljatõmbeid ja õlatõmbeid teha ja piitsepsit selle asjaga. Kui see nüüd kõrgemale saaks, ma saaksin umbes jalad nii kõrgele, siis oleks tegelikult võimalus rohkem asju teha. Ja ka, ütleme, kui oleks lai kast, siis ma saaksin teha ka kükke või tõukamist. Et selles suhtes see on selline, kui need nüüd välja jätta, siis sellega saaks juba päris palju tööd ära teha. Aga rööbaspuu, vana hea rööbaspuu, ma ütlen teile, sõbrad, see on juba teema. Rööbaspuu koha pealt, siin on nüüd korralikult vett tulnud, et jällegi, et ma ei tea, kui nüüd keegi minust lühem oleks, kuidas ta siia rööbaspuu peale saaks. Vaatame selle sügavusega ära. Ja võib ka muidugi sellist teha. Hopp. Ja siit nüüd ära saada. Et ega siit ära saamine oli ka selline üksjagu keeruline. See teeb tänase olustiku keeruliseks just see eile alla sadunud vihm. Kõik ujus 2026 suvi oligi selline vähemalt juuli esimesed päevad. Aga siin on hea, sõbrad, ausalt, esiteks kükkide jaoks, kui ma nüüd siin tõesti peaks kükke tegema, võiks see alus laiem olla, võiks see alus pikem olla. Aga kuidas see masin nagu peaks nagu töötama, ma ei tea. Ma küsin, mis on viga? Samamoodi, et väga võimalik, et masinad on lihtsalt katki. Kuskilt on mingisugune asi ära kulunud, kuskil on mingi asi jäänud võib-olla
tavalist universaalõli võiks nagu vahele panna. Ma ei tea, noh, see on nagu veider, et ma pean nagu sikutama, et see kuidagi ei motiveeri, aga vaadake, mis siin pool veel on, kui me siin juba oleme. Iseenesest näete, seal on võrku saab mängida, seal on muide lõuatõmbekangid ja redelid. Ma olen neid teemasid käsitlenud, kui sul on lõuatõmbekang, sa saad teha altaardes, pealtaardes seljatõmbeid, siis on tegelikult ka seljal koormus. Selja saaks seal teha, kui siin oleks pakk, mingisugune kast, saaks ka selga teha, et päris suur osa lihaseid saaks nagu ära treenida, õlg, aga rinna kohta, seal võib-olla redeli juures või pingi peal saab kätte kõverdusi teha. Et kui on tahtmist ja viitsimist, siis loomulikult. Siin pool on siis veel lastele kiiged, on siis selline liuväli, on ka jalgaväravad, on ka tegelikult discgolfi rada, et ma näen siit ainult ühte seda discgolfi korvi, aga võimalik, et neid on siin veel, rannavõrgu treenimise võimalus ja all on ujula ka. Siit näha on, enne mingi nurga alt nägin, et jõgi läheb, siit see peaks olema isegi äkki, kui ma ei eksi, on Pori jõgi, on selline jõgi. Me oleme siin selle Ülenurme teise välijõusaali juures, see koht, kus, andke mulle sõbrad andeks, võib-olla ta oli lihtsalt, me ei osanud käsitleda, ei olnud nii professionaalsed, aga kui te tahate ikkagi korraliku trenni teha, siis ma soovitan minna pigem staadionile, Ülenurme staadionile, seal on sellist vanakooli metalli on oma jagu, et minge käige seal. Kui te nüüd usute ja loodate, et ma see sisse hüppan, siis no way. Ma arvan, et see vesi siin on, jääb ära. Praegu ujuma ei lähe vara veel, aga sellel aastal jõuame kindlasti kuskile vee äärde ka, siis võtame ihu paljaks. Järgmise kohtumiseni.